tere, mina olen Karl ja selles videos vaatame roboti kätt. Robotil on siis olemas väike käsi, mis liigub üles-alla ja mida saame kontrollida tema keskmise mootoriga. Teeme siis väga lihtsa programmi, mis liigutab roboti kätt üles ja ka alla. Võtame selleks 2 mootoriplokki ja paneme näiteks lihtsalt roboti arvuks sekunditeks kätt lihtsalt ühtepidi ja teistpidi liigutama. Panen kiiruse veidi aeglasemaks, näiteks 25 või siia 2 sekundit panna ja niimoodi. Ja vaatame nüüd, kuidas roboti käsi üldse liikuda saab. Nägime, et käsi liigub üles ja alla ja kui ta on all, siis seal on tegelikult piisavalt ruumi, et sinna mahuks väikene kuubik. Mõtleme ja teeme siis programmi, kus robot toob ära tundmatul kaugusel asuva kuubiku ja toob ta tagasi täpselt sinna, kus ta tuli. Paneme siis roboti muidugi programmi alguses liikuma ning kasutame ooteplokki, et oodata, kuni kaugusandur näeb objekti vähem kui 5. See on siis kuubik, mille ta peaks üles võtma. Et oma käsi alla lasta, on tal vaja liigutada oma keskmist mootorit tagurpidise suunaga ning tal on vaja seda teha 170 kraadi. Nüüd, kus ta on seda teinud, on tal vaja jõuda tagasi, kus ta tuli. Selleks me kasutame seda mootori pöörete lugemise plokki, loeme mootori B-pöördeid ning võtame ühe liikumise ploki, kus me paneme kraadideks liikumise, paneme suuna tagurpidise ning võtame läbitud pöörded ning panemegi selle siia. Ja see panebki roboti nüüd liikuma tagasi täpselt nii palju, kui ta edasi on tulnud. Ja kui robot on jõudnud siis tagasi meie juurde, siis ta võiks muidugi oma käe üles tõsta, et kuubiku kätte saame. Nägime küll, et praegu oli väikene probleem, kus robot ei jäänud seisma pärast objekti nägemist, mida ta siin oleks siis pidanud tegema. Vot niimoodi. Aga vot sellest hoolimata tõi ta ikkagi kasti tagasi. Nüüd saad lahendada roboti ülesande.